Tere! Oled tulnud kuulama Osteopaatia Akadeemia podcasti 10. osa, kus räägivad osteopaadid, räägime osteopaatiast, räägime tervisest ja räägime sellest kogu paketist, milleks on meie keha ja kuidas sellest paremini aru saada ja milliseid võimalikke vaateid me selle mõistmiseks võime kasutada. Kui oled värske kuulaja või oled varem kuulanud, aga ei ole seda nuppu leidnud, palun vajuta, see aitab meie tiimi väga, vajuta like. Ja kui sa tahad kuulata veel selle podcasti saateid, niimoodi, et sa saad teata, nii kui me jälle midagi välja viskame, siis vajuta telli või siis inglise keeles subscribe nuppu võimalusega valikus kõik. Tänane valitud teema on sellest, et miks keha ei lähe ise korda. See on tähtis teema ja sellepärast tulin siia rääkima sellest mina. Lähme teemasse sisse, minu lugu. Aga enne, mina olen Erik Ilsen, osteopaat ja tudeng alushariduse pedagoog. Ja see on minu lugu. Kui ma olin noorem, oli mul siuke olukord, et tahtsin sporti teha ja tahtsin seda teha hästi. Ja märkasin, et see ei tule mul üldse nii hästi välja. Mis mind veel piiras, oli selja ja kõhuvalu, mis tegi kõik väga keeruliseks. Milles oli olukord? Sel ajal ma olin gümnaasiumi esimestes klassides ja kui teised minu eakaaslased suutsid palju vähesema pingutusega teha palju paremaid tulemusi kui mina, siis see tekitas mulle päris palju pettumust. Ma ei saanud aru, milles asi on. Ma teen kõike õigesti, ma teen harjutusi, venitan, teen nii, nagu ette öeldakse ja ta ei tööta minu jaoks. See tulemus, ta ei ole edasi viiv. Sellega ma elasin päris pikalt. Ehk siis sa teed sporti, sa proovid ennast parandada, mul läheb olukord hullemaks, mul tekivad valud. Ja ma olen hakanud märkama, mida vanemaks ma saan, et ma ei ole ainus. See on ka teistel inimestel nähtav. Tavainimestel, paljudel sportlastel ja paljudel eneseparandajatel, olgu selleks siis jooga, pilates, tai chi, neid asju on palju. Kuid alati see jääb silma, et need inimesed, kes sellega proovivad tegeleda, miski hoiab meid kinni. Me jõuame kuskile tasemele ja siis kõik. Sealt edasi on kohutavalt raske. See tunne, mis muidugi sellega kaasas käib nii minul kui ka teistel, keda ma olen kohanud, on see, et me oleme teistest maas. Teistel on lihtsam. Miks meil ei ole nii lihtne saada soovitud tulemust, isegi kui me pingutame selle nimel? Mul enne seda, kui mul need probleemid tekkisid, paar aastat enne seda, oli mul üks operatsioon. Pimesoole operatsioon, mis juhtus väga kiiresti ja kus minu keha sai ikkagi pisikese haava kõhu peale. Seal on veel teine aspekt. Huvitaval kombel mul lapsest saati on olnud hirm, päris suur hirm, et mingil põhjusel keegi kunagi kuskil torkab mulle noa kõhtu. Ja ma ei saa mitte midagi selle jaoks teha, et ennast kaitsta. See lihtsalt juhtub, ma tunnen valu ja ma jään sellesse ja ma pean sellega leppima. Kui mul tekkis olukord, kus ma äkitselt olin operatsiooni laual, mind magama pandi ja ma üles ärkasin, oli see tehtud. Ma sain teatud mõttes vaimse trauma, sest see, mida ma kartsin, see oli juhtunud. Keegi ei teinud seda küll halvaga, aga keha sai pihta. Mu vaim sai teatud trauma. Ja teisena keha sai väiksed operatsiooni haavad. Ja sellega ma siis sealt haiglast lahkusin. Ei olnud nagu probleemi. Kuid paar aastat hiljem, siis kui ma juba gümnaasiumis käisin, hakkas välja lööma teatud valu. Muidugi sel ajal ma ei saanud üldsegi aru, et need võivad olla seotud. Trauma
võib olla siis kas siis kehaline või meeleline. Trauma on välise teguri toimel tekkinud tervisekahjustus, kehavigastus või tugeva psüühilise vapustuse või üleelamise tagajärjel tekkinud vaimne kahjustus. Küsime siis, miks keha ei lähe ise korda, isegi siis, kui sa venitad ja treenid, teed sporti, tegeled enesearenguga. Miks tuleb kuskil kohas selge piirang, millest enam üle ei saa või on väga-väga raske minna? Minu lähtekoht on see, et kehasse on salvestunud mälu, mis hoiab ise paranemist tagasi. Ja meie meel võib sellele kaasa aidata. Natuke osteopaatiast. Osteopaatia on siis meditsiin. Meil on 3 põhiprintsiipi ja täna ma ütlen ühe välja. Meil on printsiip, mis ütleb, et keha on ise tervenev ja ise reguleeriv mehhanism. Ehk siis, kui kõik kehas on õigesti, siis tal ei ole mitte mingit probleemi ise terveneda, ise korda saada. Kui ta ei saa ise korda, siis on miski, mis hoiab seda tagasi. Olgu selleks füüsiline trauma, mis ei ole ära tasakaalustatud, nii et keha seda saaks hakata parandama ja teisi keha osasid sellele korrigeerima, või olgu see vaimne trauma. Need mõlemad mõjuvad väga tugevalt meie kehalisele tervisele. Teatud juhtudel me ise ei suuda seda märgata, mis meid tagasi hoiab. Meil on need asjad, näiteks mul oli opp juhtunud, ma ei pannud seda kokku, mis mind tegelikult tagasi hoiab, et ma ei saa sporti teha nii nagu võiks, ma ei saa venitada, ma ei veni ja miks mul need valud on, kuigi ma teen kõike. Mina ise seda ei saanud märgata, ma märkasin seda alles hiljem, siis kui tuli inimene, kes oskas seda kõrvalt mulle öelda. Selleks oli osteopaat. Praeguseks ma soovin ka öelda, et kui teil on niisugune kogemus, kui te üldse samastute sama kogemusega, te võite kommentaaridesse kirjutada, mis on teie kogemused, siis vaadake, mida teised inimesed oskavad teile öelda. Võimalusel kasutage selle jaoks professionaali. Olgu see keegi terapeut, osteopaat, chiropraktik, füsioterapeut, ükskõik kes. Mina lihtsalt soovitan osteopaati, sest ta on selle jaoks kõige paremini loodud. Kõrvaline isik saab sulle öelda, kus kohas sa tegelikult kinni oled. Meie üldjuhul me kaotame ennast ära. Keha kõneleb ja keha räägib. Tal on rüht, sul on näoilme, sul on see, kuidas sa ennast väljendad. See kõik näitab midagi. Me ise ei pane seda tähele, aga see on väga hästi märgatav. Ja see räägib tegelikult sellest, mis toimub seespool. Ütleme lihtsalt, seal on 2 võimalust, mida meie meel räägib ja mida räägib meie keha sisestruktuurid, anatoomiline, funktsioneeriv kogu pakett. Ja see võõras oskab näha, mis selle juures võib olla ebareeglipärane. Mis võib kinni hoida trauma kogemust füüsiliselt, nii et me ei parane. Esiteks on meil närvisüsteem, mis võtab infot nii seest kui väljast, kodeerib seda, saadab kesknärvisüsteemi ja kesknärvisüsteem saadab tagasi meie kehasse, mida me nüüd tegema peaks. Pikka ajalise psühholoogilise surve all olles, sa näed, kuidas inimene muutub. Kas või juba rühi järgi. Sa saad aru, kus kohas ta endaga on. Kui ta on longus, miski ei tee talle rõõmu. Kui ta on sirge, sa näed, et ta keha elab, ta on rõõmus, miski toimib tema elus. Aga on üks asi veel, mis võib kinni hoida traumakogemust. Närvisüsteem on rohkem meeleline, ta lihtsalt jagab informatsiooni. Aga on struktuur nimega fastia. Fastia on sidekoetaoline.
ämblikuvõrk kehas. Ta ei ole sidekude. Sidekude seob kehal kahte erinevat struktuuri või enamat ühendab, aga fastia on nagu ämblikuvõrk üle terve keha. Seda on nüüd hakatud viimastel aastakümnetel avastama, mis on selle tähtsus. Osteopaatia isa Andrew Taylor Still arvas seda juba 150 aastat tagasi, et sellel on mingi teatud väga suur anatoomiline tähtsus. Ta isegi lihtsustas selle lõpuks selleni, et ta ütles, et jätame kõik hästi lihtsaks, ütleme, hing elab fastias. Mis ta selle all mõtles? Fastia on struktuur, mida sa võid näha lihaskirme peal. Lihase peal, lihas on niisugune punakas ja selle peal on valge struktuur, see on fastia. Ta ei ole seal lihase peal, seal ta on kõige tihedamalt. Fastia ise katab igat organit kehas, igat struktuuri, kuni igat rakku selle ümber. Iga rakk kehas on kaetud fastiaga ja ühendub selle kõik suureks organiks, kuni suureks kehaks. Algselt ei leitud sellel struktuuril mingit tähtsust, anatoomid võtsid selle kehast välja, et uurida päriselt organeid. Tänapäeval on see juba vastupidi, kus anatoomid tegelikult tahaksid uurida, mis on fastia. Kuhu ma nüüd sellega jõuda tahan, on see, et on avastatud, et see sidekoe moodi struktuur, mis meid ühildub nagu ämblikuvõrk, sellel on midagi veidrat. Tal on oma suhtlusvõrgustik, kuna ta on nagu suur ämblikuvõrk ja tal on teatud oma närvisüsteem, mis töötab isegi kiiremini kui meie kesk- ja perifeerne närvisüsteem, siis ta jagab infot üle keha enda vahel. Tal on väga selge tervendamissüsteem, mis aitab ennast tervendada ja seeläbi ta aitab meie struktuuri jälle parandada ja organeid. Aga võib-olla kõige tähtsam on see, et ta talletab kogemusi. See struktuur, fastia, talletab kõik kogemused, mis inimene elu jooksul on saanud. Närvisüsteem on nagu masin, mis võtab infot ja saadab infot. Ta nagu töötleb kõike läbi, et kuidas me käituma peaks. Fastia on miski, mis salvestab selle. Ja ta salvestab mõlemat tüüpi kogemust, nii kehalist, kus me oleme saanud kehalise trauma, kui ka vaimse. Ja tõmbab ennast kinni. Ta võib pingestuda, ta võib valusaks muutuda. Võib-olla temaga ei juhtu midagi, aga ta hakkab mõjutama teist kohta kehas. Tulen enda loo juurde tagasi, et natuke seletada. Mis minul oli? Minul oli trauma, et keegi lööb mulle noaga õhtu ja et mul on valus. Ja lisaks mul oli päriselt siis see juhtum, kus mul tuli see nuga, aga see oli ka operatsioon, mis jättis väiksed haavandid kõhu peale. Need ei ole suured, tänapäeval tehakse juba väikseid, aga sellest piisab. Miks? Fastia, kui see ämblikuvõrk, tõmbub kokku. Kui sa ta lahti lõikad ja kokku õmbled, siis kujuta ette, et sa tõmbad ämblikuvõrgu ühest otsast. Kogu see ämblikuvõrk jookseb kaasa sellesse pinge kohta, kus tekkis stress, kus sa seda pöörasid, tõmbasid. Kõik tõmbab sinna poole. Seal kohas on probleem, aga ta võib-olla ei valuta üldsegi sellest kohast, ta hakkab valutama kuskilt mujalt. Ämblikuvõrgus tekib pinge nendesse kiududesse, mis peavad kaasa jooksma sinna kohta, kus on surve tekitatud. Ja kehas ta töötab samamoodi. Olles saanud väikse opihaava, see lõigati lahti ja õmmeldi kinni.
mitte kunagi ei õmmelda kokku perfektselt. Anatoomiliselt ei ole see võimalik, kui me midagi kokku õmbleme, ta on alati natuke rikutud. Ja ta tekitab väiksed tõmbed, ta tekitas minule väiksed tõmbed kõhu pealt, fastiaalne struktuur jooksis pingega selga, tõmbas selga, hakkas valutama. See väike fastiaalne struktuur jooksis kõhtu, tõmbas minu soolikaid, peensoolt, põhiliselt see oli peensoole häda, mis mul valutas, hakkas valutama. See probleem ei olnud nendes kohtades nagu kõht või selg, ta oli nendes väikestes haavandites, aga ta ei andnud kunagi haavandist tunda. Ta andis tunda kuskil mujal. See on minu lugu, mis teistel on. Sul ei pea olema operatsiooni, sul võib olla ka lihtsalt üks kukkumine, õigesti kukutud, nii et miski nihestus, sa ei tunne selles kohas selgelt valu, aga mõni aeg hiljem võib hakata kehas väljenduma kuskil mujal kohas valu. Sa võid põlve ära lüüa, kõik on okei, aga kuna keha on saanud laksu, see oli füüsiline laks ja fastiale sobib juba, piisab sellest, ta salvestab selle endasse ja siit kohast tõmbab fastia kokku. Aga see tähendab, et mööda jalga jooksev fastia peab ennast, need kiud peavad ennast venitama. Ja sul võib tekkida valu juba isegi puusas või seljas, kuigi probleem võib olla siin. Kas on olnud selliseid kogemusi kellelgi? Kui on, te võiksite panna kommentaari, jagada, hea meelega loeks. Milles siis asi veel on? Kui me spordime või venitame, siis me ei saa tegeleda nende sisemiste struktuuridega, nende väikeste peenetega. Kui me teeme iseseisvat trenni, me tegelikult töötame ju lihas-skeleti struktuuriga, mis ei mõjuta otseselt fastiat. Ja mida ta ka teeb, on see, et ta muudab meid tugevamaks, jäigemaks ja tõstab toonust. Aga kui meil on need väiksed mikropinged sees, siis ainuke võimalus neist lahti saada on tegelikult tuua kehasse lõdvestus. See on sügav lõdvestus. Ja üks aspekt veel, mida ma märkasin. Spordi, trenni ja ka paljude ennast arendavate tegevustega on see probleem, et me tegelikult teeme neid justkui enda eest ära joostes või midagi tõestades. Paljud, kes teevad, ka mina tegin sporti selle mõttega, et ma tahan olla parem, sest see, kes ma olen, ei ole päris see. Või teine võimalus, ma teen sporti sellepärast, sest see on ainuke võimalus olla normaalne inimene. Et see on õige, siis sa oled mees, siis sa oled õige naine, siis sa oled õige ühiskonna kodanik või sa oled lihtsalt normaalne. Ma olen seda märganud inimeste pealt, et nad kannavad seda uskumust. Nad ütlevad, et neile meeldib sporti teha. Neile otseselt sport ei meeldi, neile meeldib see tunne, et kui ma seda teen, siis ma olen õige. Siis ma olen vastuvõetav, ma sobitun siia. Ja sealt võib välja lüüa see, et sa ei tee spordi enda pärast ja naudingu pärast, vaid sa teed mingi uskumuse pärast, mis sind kinni hoiab. Ja siis sa hakkad vaikselt samm-sammult endast üle sõitma. Iga kord, kui sa seda teed. Mingil hetkel juba lämme sporti selle mõttega, et lihtsalt põgeneda enda eest. Ja mis kõige huvitavam on see, et see on täiesti märkamatu. Ma ei märkanud seda. Ma pidin seda päris pikalt kuulama teiste nõuandeid, analüüsima ja siis hakkama katsetama. Ja no tulebki välja, et ma tahtsin endast üle sõita, ma ei tahtnud oma olukorraga tegeleda. Mis siis minuga tehti? Jah, mind nõustati, et ära endast üle sõida, aga minuga alustati ka siis tööd osteopaadiga, kes hakkas neid struktuure parandama.
et kuigi mul valud olid kõik seljas ja kõhus, ei läinud ta kõhu sinna organi peale, peensoole peale või selja peale, vaid ta hakkas tegema väga lihtsat asja. Ta läks minu puuduva pimesoole peale ja vabastas seal oma võtetega, mis ta kasutas, vabastas selle struktuuri, ta tegi selle pehmeks, selle pingekoha. Ja ka need väiksed haavandid, mis mu kõhu peal olid, 3 tükki, ta lihtsalt mudis haava tööle ja lasi sellel pehmeneda. Ta ei soovitanud mul rohkem sporti teha, ta ei soovitanud ka ennast tugevdada, et nüüd tugevda teist lihasgruppi selle jaoks, et siis sul läheb paremaks, vaid ta lihtsalt soovitas, et see koht, mis on pinges, see tuleb ära pehmendada. Ja spordi ja trenni ja muude asjadega on ka sama, et me tihtipeale tahame ennast rohkem tugevamaks teha, kui et pehmendada seda kohta, mis vajab pehmendamist. Enne, kui oleks üldse õige ennast hakata tugevamaks tegema. Ma soovitaks seda. Enne kui sa hakkad üle töötama, ennast paremaks tegema, vaata, kus tegelikult keha tahab sind pehmendada, kus ta soovib seda, et sa oleksid pehme. Mis sellega oli? Minu lugu. See on hirmutav. Ma ei tahtnud maha istuda ja lihtsalt kuulata, mis minu seest siis toimub, mis koht võib olla valus. Ja mul tuli hirm. Oleks tahtnud minna midagi tegema, kuidagi enda tunnet parandama, lihtsalt aktsepteerida, et ma ei ole nii hea kui teised, mul ei ole võimekus nii hea ja ma pean rohkem pingutama. Ma ei suutnud sellega leppida, ma ei tahtnud hakata asjad taha vaatama, ma tahtsin võidelda iseendaga. Mul kohati tunne, et paljud meist, me oleme eksinud selle raja peale, et me proovime võidelda selle asemel, et kuulata korraks, mida keha räägib. Mis võib juhtuda, kui sa hakkad kuulama, on tõesti, tekib arusaamatu hirm. Aga see on okei. Mis see siis tähendab? Esiteks on meil närvisüsteem ja teiseks on siis fastia. Kui sa maha istud, siis sul on ainuke võimalus, kus keha puhkab, kui sa ei hakka ennast saboteerima ja kuskil ära jooksma. Sa saad tunda, mis tegelikult sinu seest hakkab välja tulema, mis see kogemus on, mis on salvestunud sinusse. Sellepärast oli mul väga huvitav märgata, et kuigi ma läksin vastuvõtule oma haavandiga gümnaasiumis olles, siis vastuvõtul olles tulevad pisarad. Ja ei saa aru, miks tulevad. Õnneks oli teatud hoitud ruum ja ma julgesin sellel tulle lasta. Ja see aitas mind. Ma sain teatud julgustust selle üle, et ma ei pea olema kõige parem. Ja ma sain selle tundega kontakti, mille eest ma proovisin ära joosta, et ma ei ole kõige parem. Ja ma ei pea olema nagu teised. Mul on vaja olla piisavalt hea, et minul endal oleks enda kehas hea olla. Tuleb lõdvestuda olukorda. Mina nimetan neid lõdvestusharjutusteks. Oma vastuvõttudel ma soovitan inimestel väga, ära hakka praegu jooksma, lõdvestu. Ja lase sellel tundel tulla, kui sa tunned, et sa ei tee mitte midagi. Sel hetkel keha saab sulle rääkida, mis toimub. See on see, mida sa iseseisvalt saad teha. Aga ma soovitan kasutada ka abi. Leia endale terapeut, leia keegi, kellega sa tunned ennast turvaliselt. Parem on, kui ta on seda õppinud, seda eriala. Olgu selleks osteopaat või keegi muu.
ja lase tal selle teemaga tegeleda, mis sind vaevab. Me oskame seda natuke paremini ja meid on isegi õpetatud selleks, et jah, kui sa töötad inimese kehaga täiesti manuaalselt, midagi ootamata, see võib juhtuda 50% vastuvõttudest. Sa tunned, et äkitselt miski toimub. Vaatad talle otsa ja näed, et ta on pisarais. Ta töötab pisikese haavakesega, mis ei peaks mitte midagi suures pildis mõjutama, aga näed, et see on kõik tema kogemuse endasse jätnud. See ei ole nüüd spiritualism, vaid see on miski, mis on päriselt olemas. Meie kehas. Ja teadlased tegelevad sellega. Kuidas meie kehasse päriselt asjad salvestuvad ja piiravad meid edasi minemast ja saamaks kellegiks, kelleks me võib-olla tahame saada. Kuid enne seda, kui me tahame saada, me peame otsa vaatama sellele, kes me oleme ja mida me tegelikult vajame. Ehk siis, kui tulla tagasi selle teema juurde, et miks keha ei lähe ise korda, isegi kui sa venitad ja treenid. Me hoiame mingit kogemust kinni, sest see on nii närvisüsteemile kui fastsiale raske teha muutust. Mida see tähendab? Meil on hirm muutuste ees. Sest kui veel rohkem midagi muutub, see muutus võib tappa. See on see tunne, mis meil sees on. Ja see muutus on teatud mõttes sügav muutus, mitte see, et sa treenid ainult oma keha, vaid sa miskit endas sees, mingit oma hirmu või teemat, mis sul kunagi on juhtunud, sa vaatad sellele otsa. Tihtipeale kehas ei ole nii suurt probleemi kui selles, mis kogemusi me oleme saanud ja mida see keha on siis pidanud nägema. See muutuste hirm oli ka minul. Töötan sellega tegelikult siiamaani. Ta vahepeal lainetab. Ja see on teatud mõttes teekond. Siiski sellel on näha suurepärast tulemust. Ma ei ole enam valudes juba pikemat aega. Kehaline vorm on ka suhteliselt hea. Ja ma ei pressi ennast spordiga, sest ma olen leidnud natuke teistsugused viisid, kuidas seda nautida. Mulle meeldib tööd teha. Aga see on huvitav. Minu jaoks oli see väga üllatav, et sa võid tunda hirmu, kui sa hakkad tegelema oma probleemiga. Miks? Sest just sel juhul, kui sa lähed oma haavale pihta, tuleb valu, hirm või viha. See haav on jutumärkides. See võib olla nii vaimne või meeleline kui kehaline. Kui sa sellele pihta saad, saad hakata endaga tegelema ja lahti rullima seda, mis sinu sees end kinni hoiab. Nii sportlastel, joogatajatel, pilatesel kui ka muudel enesega tegelemise erialadel. Rohkem sisse vaadates jõuab kaugemale. Kas kellelgi üldse on seda kogemust olnud? Kui on olnud, soovitan, tulge, pange kommentaar. Ja mis siis veel teha? Kui sulle meeldis see, mida osteopaatia endast kujutab, soovitan tulla vastuvõtule osteopaadi juurde, kes sulle sobib. Ja rääkida talle oma lugu selleks, et vaadata, kuhu me edasi saaksime jõuda. Osteopaatia sobib kõigile. Ta on
3000 tehnikast, seda võib juba teha väikelastele, et ennetada nende kogemuste tekkimist. Kui tekib füüsiline kogemus, saab selle kiiremini maha võtta, kuni vanainimesteni, et natuke lihtsustada seda, millist elu me elame. Ja kui sain teile julgustava loo rääkida, siis palun võtke see endaga kaasa. Võimalusel pange sellele videole ja ka kanalile like, telli. Ja kui te soovite kohtuda osteopaatidega või ka minuga, Erik Ilsen, osteopaat, Tallinn, Viljandi, Rakvere, Tartu, siis võid seda julgelt teha. Aga seniks kõike head ja kohtumiseni.